Valges majas on alanud juba täiesti avalikud tülid ja isegi mäss Iraanis jätkuva sõja taustal. USA asepresident J.D. Vance hakkas Donald Trumpile kõrva sosistama, et ta kahtleb Iraani sõja- ja relvavarude kohta esitatud teabe täpsuses, mida annab tema kaitseminister Pete Hegseth. Sellest kirjutab The Atlantic. Samuti on märgitud, et J.D. Vance on korduvalt seadnud kahtluse alla sõjaministeeriumi sellised aruanded kinnistel kohtumistel ja veennud Donald Trumpi, et ta ei usaldaks Pete Hegsethit. Samal ajal süüdistas juba endine USA piirivalveteenistuse juht, skandaalne Greg Bovino, Donald Trumpi meeskonda arguses ja ideaalide reetmises, mille nimel ameeriklased Trumpi poolt hääletasid. Selgus, et Trump otsustas lõpetada ebaseaduslike migrantide massilise väljasaatmise programmi ja argusest ajendatuna Bovino vallandada. Vähemalt nii räägitakse. Nii ütleb Bovino. Minu nimi on Aleksei Petši, arutame seda teemat koos. Aga enne kui alustame, palun tellige see kanal, pange sellele saatele like ja jätke oma kommentaar selle video alla. Lisaks sellele liituge minu Telegrami kanaliga Petši News. Link sellele on selle video kirjelduses. Alustame siis USA asepresidendi J.D. Vance'iga. Väljaanne The Atlantic kirjutab, viidates Trumpi administratsiooni kõrgetele ametnikele, et ta kahtleb selles avalikult. Iraani sõja- ja relvavarude kohta käiva teabe täpsuses, mida Donald Trumpile esitab Pentagon Pete Hegsethi juhtimisel. J.D. Vance ütleb, kuulge, minu arvates petab Pentagon meid väga jõhkralt. On märgitud, et selliseid sõjaministeeriumi aruandeid on Vance korduvalt kahtluse alla seadud kinnistel kohtumistel. Nii sõjaminister Pete Hegseth kui ka ühendatud staabiülemate komitee juht kindral Dan Kane on avalikult väitnud, et USA relvavarud on märkimisväärsed. Nad väitsid, et Iraani vägedele 8 nädala jooksul tekitatud kahju oli muljetavaldav. Kuid J.D. Vance'i nõunikud räägivad, et asepresident esitas oma mured Trumpile kui enda omad. Ta ütleb, kuulge, ma ei vihja millelegi, aga minu arvates on seal küsitav koht. See tähendab, et J.D. Vance ei süüdistanud Pete Hegsethit ega Kane'i presidendi eksiteele viimise eest, kuid ta vihjas sellele. Ta vihjas, et kuulge, ma muidugi ei taha kedagi süüdistada, kõik võib olla, aga minu arvates on seal midagi valesti. Ja nüüd hakkas J.D. Vance väljaande The Atlantic andmetel üha sagedamini Donald Trumpile kõrva sosistama, et sõjaväelased, minu arvates, petavad teda. Oma avalikus avalduses ütles J.D. Vance muidugi, et Pentagoni juht teeb oma tööd suurepäraselt ja mainis Hegsethi tööd Trumpiga, mis oli suunatud võitlusvaimu tagamisele sõjaväe kõrgemas juhtkonnas. Siiski teatas Valge Maja ametnik, et asepresident, tsiteerin, esitab väga palju uudishimulikke suunavaid küsimusi meie strateegilise planeerimise kohta ja seab selle kahtluse alla. Ja nagu The Atlanticu allikad ütlevad, annavad Pentagoni juhtide positiivsed avaldused parimal juhul vaid pooliku pildi toimuvast. Nende sisemiste hinnangute kohaselt on Iraanil tegelikult alles 2/3 oma õhuväest. Suurem osa oma rakettide stardivõimekusest ja enamik väikestest kiirpaatidest, mis võivad miine paigaldada ja takistada liikumist Hormuzi väinas, on samuti alles. Ja üks väljaande allikatest märkis, et vähemalt seiskunud merekaubanduse taastamise seisukohalt on see tõeline oht. Ta ütleb, et kõik, mida te avalikult väidate, ei vasta tõele. Ja hetkeks. 2/3 Iraani õhujõududest on salajase teabe kohaselt säilinud ja ei saa öelda, et armee on täielikult hävitatud. Kuigi veel märtsis Pete Hegseth kiitles, et Ameerika sõjaväelased kontrollivad täielikult Iraani õhuruumi, siis juba aprillis, tuletan meelde, tulistasid Iraani väed alla Ameerika hävitajad, mis käivitas intensiivse päästeoperatsiooni, mida USA sõjaminister võrdles Jeesus Kristuse ülestõusmisega. Lisaks toob Teheran iga päev üha rohkem raketilaskeseadmeid uuesti kasutusele. Umbes pooled neist on pärast esialgset 2-nädalast relvarahu taas kasutusel. Ja nii ongi. Ametnikud ja välisnõustajad teatasid väljaandele, et võtmerelvade, eriti Iraani rakettide vastu kaitsvate Patriot tõrjerakettide ning ründerelvade, nagu Tomahawk rakettide kasutamine, on viinud tõsise puudujäägini. Eriti suures puuduses on Joint Air-to-Surface Standoff raketid. Nii räägitakse. Seda väidavad Pentagoni allikad.
Lisaks õõnestab see puudujääk USA võimet pidada tulevasi sõdu hoolimata pingutustest kiiresti asendusi toota. Ja nüüd väljendab J.D. Vance muret laskemoona puuduse pärast kohtumistel presidendi ja teiste riikliku julgeolekuametnikega. Juba enne sõda Iraaniga olid need varud ammendunud aeglase tootmise ning laskemoona Ukrainale ja Iisraelile üleandmise tõttu. Pentagoni esindajad hoiatasid, et puudujääk seab ohtu sõjaväevõimekuse võita hüpoteetilises konfliktis Venemaa või Hiina vastu. Ja just siin algabki kõige huvitavam osa. USA asepresident J.D. Vance suhtus Iraanile kallaletungi eelisse suhtes skeptiliselt juba enne selle sõja algust. Tuletan meelde, et isegi Donald Trump tunnistas avalikult, et J.D. Vance, tsiteerin, oli võib-olla vähem entusiastlik selle konflikti suhtes, mis osutus Ameerika valijate seas äärmiselt ebapopulaarseks. Seetõttu kasutab J.D. Vance seda nüüd ettevaatlikult ära, et esitada oma kandidatuur USA presidendiks 2028. aastal. Ma ju ütlesin teile, ma hoiatasin teid juba enne sõda, millega see võib lõppeda. Muide, Vance vihjas siis sellele, et ta on nende igaveste sõdade vastu. Me võime sattuda veel ühte sõtta, nagu Iraagi või Afganistani sõda. Ja mida halvemini Trump selles olukorras välja näeb, seda parem on see J.D. Vance'ile. Aga teisest küljest tuleb meeles pidada, et J.D. Vance peab tasakaalu hoidma ja ikkagi võimul püsima, ilma et ta oma meeskonnaga tülli läheks. Sest see on ju Trumpi meeskond, nad lihtsalt lasevad tal põhja minna kuni 2028 aastani. Ja ma tuletan meelde, et J.D. Vance oli veel 2025 aastal Iraani ja Jeemeni hussiitide ründamise vastu. Nii et sõja küsimuses on tal juba päris hea taust valimisteks, kui need peaksid toimuma selle laineharjal. Donald Trumpi kaotuste laineharjal. Kuid mitte ainult J.D. Vance ei ole olukorraga rahul. Kas mäletate seda karismaatilist meest pikas mantlis, kes käis ja laiali ajas proteste USA-s, kui migratsiooniteenistus tegi Minneapolises omavoli? Nüüdseks juba endine USA piirivalvejuht Greg Bovino süüdistas Trumpi meeskonda arguses. Ta arvab, et Trumpi meeskonna liikmed lõid kartma ja veensid presidenti peatama ebaseaduslike migrantide massilise väljasaatmise programmi. Intervjuus rääkis Bovino, et massilised väljasaatmised said Donald Trumpi isikliku heakskiidu, kuid tema meeskonna liikmed kartsid, kuidas need meetmed mõjutavad avalikku arvamust ja tulemusi ja tulevaste valimiste tulemusi. Bovino on kindel, et keegi Trumpi meeskonnast andis alla ja veenis Ameerika presidenti lõpetama need julmad repressioonid illegaalsete migrantide vastu. Aga Bovino on kindel, et seda oleks pidanud jätkama. Ja nüüd tsiteerin teda. Mängus on meie kultuur. Kui te lasete riiki nii palju inimesi teistsuguse kultuuriga, keda teie kultuur ei huvita, siis on teil probleemid. Ja me oleme seda praktikas näinud igas linnas, kus me tegutsesime. Meie kultuur on ohus. Miljonite välismaalaste poolt, keda teie kultuur ei huvita, keda meie ajalugu ja veendumused ei huvita. Ja ma arvan, et see on meie ameeriklaste poolt üles ehitatud ühiskonnale suurem oht kui vägivaldsed kuriteod ja terrorism. Mainin ka, et Greg Bovino oli aastatel 2025-2026 USA piirivalve üleriigiline ülem, kuid ta alandati ametikohalt seoses skandaaliga. Tal oli õigus teenistusse astuda Minneapolises ning 2026 aasta märtsis teatas ta, et lahkub föderaalsest teenistusest. Ja nüüd ütleb ta lihtsalt, et Trumpi meeskonnas on argpüksid. Tundub, et Trumpi meeskonnas ei ole tõesti kõik korras. Siia panen 3 punkti. Kirjutage oma arvamuse ja järeldused selle saate kommentaaridesse. Tellige kanal, vajutage kellukesele ja ärge unustage laiki panna. Kui soovite toetada selle YouTube'i kanali tööd, saate seda teha tehes annetuse selle video kirjelduses olevate linkide või rekvisiitide kaudu või kasutades teie ekraanil olevat QR-koodi. Sellega on kõik. Hoidke end. Kõike head!